Tere päevast ja tere tulemast minu Moodle videokursusele. Täna mina räägin väga huvitavast ülesandest. Ausalt, see on hea ülesanne selles mõttes, et õpilane peab rääkima. Distantsõppe puudus ongi, et õpilane eriti ei räägi. Aga kui te õpetate võõrkeelt, siis on väga tähtis, et õpilased räägiksid. Näiteks siin, mina loen selle lause. A place where children go to learn. Arvatavasti see on kool, et ma pean siis seda sõna inglise keeles ütlema ja ma pean seda ütlema selgelt, nii et arvuti tunneb selle ära. School. Õige vastus. Lähme siis edasi. Familiarize. Õige vastus, väga hea. Ja nüüd ma näitan samasuguse ülesanne, aga see on hispaania keeles. Tegelikult see peab olema hermano. Ma ei tea, kas artiklid on vaja. Un hermano. Õige. Ja chicken on siis pollo. Un pollo. Et millegi pärast talle ei meeldi. Un pollo. Vale. Un pollo. Vale. Okei, aga vaatame lahendust. Ja näete, minu vastust tõlgendati nagu employer, employer, Juan pollo ja employee. Aga õiged vastused ongi un pollo. No, ma ei räägi hispaania keelt nii hästi. Aga nüüd ma näitan teile, kuidas seda ülesannet saab luua. Nüüd ma olen selle kursuse juures, kuhu ma tahan seda sisu lisada. Ärge unustage lubada muutmist ja näiteks ma lisan selle ülesanne siia. Lisategevus. Ja ärge unustage, et kui te tahate lisada midagi, mis on juba ette tehtud ja salvestatud sisupanka, siis te valite selle. Ja kui te tahate oma ülesannet ehitada, siis te vajutate selle rohelise nuppu. Valige speak the words. Ja näete, et teil on 2 tükki speak the words set ja speak the words. Tegelikult need on väga sarnased, aga selle abil saab ainult ühest sõnast koosnev ülesannet teha. Kusjuures selle tööriista abil saab mitu sõna siis sisestada. Valime siis selle esimese, speak the word set. Nagu tavaliselt siin on kirjeldust, mis võib näidata esilehel. Anname sellele pealkirja. Ja nüüd me hakkame küsimusi lisama. Näiteks, kuidas on hispaania keeles sööma? Ja hispaania keeles sööma on comer. Spanish. Ja siin on siis mitu hispaania keelt. Argentiina, Bolivia ja nii edasi. Siis mina valin Spanish, Spain. Siis käib see üldine tagasiside, aga kui te tahate rohkem sõnu lisada, siis te vajutage siia lisaküsimus. Ja näiteks, kuidas on pall hispaania keeles. Ja pall hispaania keeles on pelota. Una pelota, aga ma panen siis ilma artiklita. Ja siia panen siis koos artikliga. Ja jälle ma pean valima hispaania keelt. Vajadusel andke tagasisidet ja siis ongi kõik. Võib vaadata ka hindamisseaded, maksimumhinne 10. Nendest me räägime pärast. Ja siis salvesta ja kuva. Vaadake, et meie brauser seda ei toeta, me peame siis proovima Chrome brauseris. Kohe siis proovime Chrome brauseris, jah? See on siis see ülesanne, kuidas on hispaania keeles sööma. See oli comer. 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 Comer.
jah, minu hispaania keel ei ole nii hea. Ja siis pelota. Una pelota. Vot see on õige vastus. Vajutan siis finish, näita lahendusi ja vaadake, et minu vastuseid tõlgendati erinevalt, aga ei saanud õiget vastust. Aga see ülesanne ikka töötab. Tänan vaatamast, head aega!